Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. Sellel hooajal, mis nüüd kohe lõppema hakkab, oli sul 2 eesmärki. Eesti meistrivõistlused ja Euroopa meistrivõistlused. Euroopa meistrivõistlused loomulikult suurem tähtsus. Ja ikka, et mul Eesti meistrivõistlustel küll sain 2. koha kätte, sellega on nüüd selleks aastaks kõik, aga Euroopas on veel 1 etapp sõita Saksamaal, nii et nädalavahetusel tuleb kõva andmine. Millised etapid sulle kõige rohkem meelde jäävad? Kindlasti Saksamaa muidugi kuulub minu 3 lemmiku hulka, et seal on muidugi selles suhtes sile rada, et meenutab pigem nagu niisugust kardisõitu, kuid kruusa peal on väga palju kiirendamist ja pidurdamist, et eksimisi võib tulla väga lihtsalt sinna sisse. Kui tähtis see viimane Saksamaa etapp on praegu? Kõige tähtsam ongi see, et saada maksimaalsed punktid, mis ma sealt olen võimalik võtta, kui veab, et siis võib-olla saaks ka ikkagi A-finaalis sõita. Üle pika aja said seda autot nüüd proovida, oled istunud vahepeal Eesti meistrivõistluste autoroolis, nüüd siis taas on aeg Euroopa meistrivõistluste auto välja viia. Paus on olnud selle autoga päris pikk, et paraku tuleb nüüd üle pika aja siis sellel aastal viimast korda startida, et ma isegi usun, et tuleb veel ikkagi päris hea võidusõit, et lootused on mul kõrged seal võistlustel. Räägime nüüd natuke selle hooaja Euroopa meistrivõistluste etappidest, millega sa kõige rohkem rahule jäid? Rootsis oli finaalis sõit muidugi väga meelepärane, aga kahjuks selle käigu hästi rikke tõttu jäi ta sinna, nii et järgmise korrani on selle kohaga. Väga paljud etapid olid ka sellistes ekstreemtingimustes. Rootsi ja loomulikult hooaeg algas ja kohe Portugalis ka peaaegu talves. Me oleme minu arust kõikidel sõitudel sõitnud vihmarehvidega, kas või korra või 2 korda sõitude jooksul, et päris kuiva ei olegi mitte kuskil veel olnud, kus mina sõitnud olen, nii et samas on see oktoobri keskpaiga ilm Saksamaal samamoodi, et see väga tõenäoline, et tuleb märk sõita. Võidusõit ja vormis püsimine on ju ka omaette selline küsimus, et sina sõitsid kaasa 6 etapist 4 Euroopa meistrivõistlustel. Kas on piisav arv? Jah, et kui nüüd see 6 etapp 4. lugeda, et see ei ole piisav, et tegelikult tuleks kätt kogu aeg soojas hoida. Ja ma arvan, et isegi 6 etappi on vähe, et aasta peale võiks 7 olla. FIA tahab selle Super 1600 tulevikus rohkem rõhku panna. Järgmine aasta on juba registreerimine sinna mitte nii lihtne, et teatud tuntud nimed saavad sinna sõitma ja loomulikult peab ka kiire olema, et sellel võidusõidul on maksimaalne arv 20 osalejat 1600 piiratud ja ei mitte grammigi rohkem peale ei lasta. Uue aasta kalenderplaani niidid on ka enam-vähem juba traageldatud, et on teada ka juba, et tuleb uusi nägusid ka juurde sinna. No ma väga arvan, et suuri muudatusi ei tule, et kas need samad sõitjad, kes on olnud suurem osa see aasta ja võib-olla siis mõned üksikud lisanduvad, sest et järgmine aasta kindlasti pannakse piir paika, et ma arvan, et see kuskil 25 võistlejat võistluste kohta niikuinii, et seal suuri muudatusi ma ei usu, et tuleb. Kas sinu auto on konkurentsivõimeline ja kas sa ise oled võimeline ka põhifinaali koha peal sõitma? Minu auto on kindlasti konkurentsivõimeline, et hetkel on veel võib-olla minu taha jäänud. See kogemus ei ole võib-olla nii palju, aga aeg-ajalt tulevad nüüd ainult juurde, et see A-finaal läheb ainult tõenäolisemaks.